Tere ja kaunist laupäeva hommikut! Ongi hea aeg mõtisklemiseks ja kodu ülevaatamiseks. Täna uurime valgustamist mitme nurga alt ja Kristjan Prii kindla käe all räägime passiivmaja mõistele uut hingamist toonud puitmaja teemadel. Energiasäästlike majade omanike vanasõna ütleb, kes kevadel naerab, naerab paremini. Selleks, et näha, kuidas head maja ehitatakse, jätkame 2 nädalat tagasi alustatud juttu Põlva eramajast. See maja on, me võime seda maja nimetada ju tegelikult sisuliselt puitmajaks, eks ju, aga siin on osasid materjale, mida lihtsalt ei saa puidust teha, et mida siin veel kasutatud on. Meil on igas toas reeglina niimoodi, et on 3 seina on savikrohv ja 1 sein on siis tapeet. Ja selle tapeedi all on siis Fermacelli plaat, väga lihtne paigaldada ja talub ka niiskust. Mulle köögis veel täiendus, et mida Eestis väga vähe kasutatakse. Passiivmaja mõte on see, et kui vähegi võimalik, et siis õhk ei läheks iseenesest majast välja ja selle tõttu köögis näiteks õhupuhasti on lokaalne, ehk siis ta ei lähe toru mööda, ei lähe õhk majast välja, vaid on filtritega koha peal puhastab ära, aga kuna köögilaes on ka korralik ventilatsioon, mis ühildub kogu maja ventilatsiooniga, et siis see, et õhupuhastist ei lähe õhk välja, ei ole ka probleem. Sinna köögiverandale pandi põrandale 5 centimeetrit sellist materjali nagu vakuspiid ja see siis oma õhukese kihiga tagab samasuguse soojustuse nagu oleks 30 centimeetrit olnud seda EPS-i või siis 40 centimeetrit tselluvilla. Ja meie teada seda ka Eestis senimaani kasutatud ei ole. Aga kas sa oled teinud ka mingisuguseid orienteeruvaid kalkulatsioone, et kui kiiresti see asi võiks ära tasuda siin tänu vähesele energiakulule? Me ei ole selliseid kalkulatsioone teinud, et mida mina usun, et mis on järele proovitud aastaid Kesk-Euroopas või Lääne-Euroopas, Saksamaal ja Austrias on nende kogemus see, et passiivmaja rajamine läheb kallimaks tavamajast kuskil 5% keskmiselt. Siis see sõltub, et kui hea projekt ja kui hea ehitaja kooskõla omavahel on. Eestis meie maja puhul seda kalkulatsiooni teha võimalik ei ole, sellepärast et me peaksime võrdlema tüüpprojekte, ehk siis peaks võtma 2 ühesugust maja, 2 ühesugust projekti ja palju siis passiivmaja rajamine kallimaks läheks, kui üldse läheks. Aga jah, et kuna meil on eriprojekt, et siis seda teha ei saa. Mis on võib-olla veel harjumatu natuke Eestis on see, et lisaks nendele päiksepaneelidele, mis toodavad sooja vett ja kütet, lisaks neile tulevad siis need PV-paneelid ehk siis fotovoltaik, need päiksepaneelid, mis toodavad elektrit. Et lisaks sellele, et meil on siis passiivmaja, mis võtab vähe energiat, on ta siis ka nullenergiamaja, et nii palju, kui me energiat vajame, nii palju kui ise toodame. Mis üllatusi on ette tulnud siin selle ehituse käigus, et ma saan aru, projekt on olnud põhjalik, arhitektid on olnud pädevad ja kogemustega, aga kindlasti on alati midagi, mis tuleb kõigile üllatusele. Võib-olla esialgu oli meil hirm, et kui me teeme korraliku projekti, siis kas ikka Eestist leiab ehitajaid, kes selle projektiga ellu viib niimoodi, et ei tuleks üks igavene taplemine, et ehitaja tahab kõike oma käega ümber teha. Ja tänaseks on nii läinud, et meil Eesti-poolne projektijuht OÜ Sense ise otsis need ehitajad, kellega oli ka varasem hea koostöö ja tänaseks tõesti võime öelda, et meil on 3 põhilist firmat vastavalt siis nende eriosadele on ehitamas ja kõigiga on väga hea koostöö ja keegi ei aja oma tarkust taga. Kui palju need Austria arhitektid pead vangutasid, kui nad Eesti kliimaandmeid nägid, et see on üks alus, mille järgi passiivmaja arvutusi üldse tehakse? Nad väga palju alguses uurisid ja minu enda jaoks oli alguses üllatus see, et Eestis päikest nii palju on ja numbrid näitavad, et meil on päikest rohkem isegi natuke kui Põhja-Saksamaal, enam-vähem sama palju kui Kesk-Saksamaal ja natuke vähem kui Lõuna-Saksas. Ja teatavasti Saksamaa on päiksepaneelide number 1 kasutaja maailmas. Pole see Eesti kliima nii hull midagi päikse mõttes. Kõige suurem peamurdmine oli see, et kui palju meil seda lund siis ikkagi on ja kui külmaks siis see veebruar minna võib. Kui sa 2 sõnaga kokku võtad kogu selle protsessi, mis on siin toimunud, et oskad sa seda kuidagi
lühidalt öelda, julged sa soovitada sellist asja kellelgi teisel ka ette võtta? Kindlasti julgen soovitada, arvestades seda, et peaks ikkagi mõtlema natuke pikema aja peale ette. Konsulteerige juba tarkade inimestega juba krundi valikul. Pärast seda enam ei muuda, kui krunt on juhuslikult natukene odavamalt ära ostetud, aga selgub, et ei ole ikka päris see, mis tahtsite. Ja samuti, et kõike ei saa ise teha, vaid õige on ikka koguda ümber endast targemad inimesed, kes annavad nõu. Et peab olema väga hea meeskond. No eks iga projekt on ka kogemus, et ma saan aru, et selle maja monitoorimine ei lõppe selle maja ehitusele. Siia jäävad üles andurid, mõõtmaks mida. Meil on siis, esiteks on koostöö Tartu Ülikooliga, teiseks on koostöö ka Tallinna Tehnikaülikooliga ja Tallinna Tehnikaülikool paneb siis üles kõik võimalikesse kohtadesse nii siseruumides kui soojustuse sees kui ka väljas oma andurid, mis mõõdavad siis temperatuuri, õhuniiskust ja CO2 3 aasta jooksul. Ja need andmed lähevad siis Tallinna Tehnikaülikooli, nii et me saame monitoorida oma hoonet siis 3 aasta jooksul, et kuidas siis ka tegelikult siin kavandatud sisekliima ellu viidud on. Ja pärast seda siis saame öelda, et kas see on jälle mingi müüt või ei ole. Puit, eriti liimpuit, leiab ehituses aina laiemat kasutust ja seda ka aina suuremates konstruktsioonides. Jääb vaid loota, et arhitekti mõte suudab materjalitootjat endiselt üllatada. Me oleme harjunud tavaliselt, kui ma lähen ehitusmaterjalide poodi puitu ostma, siis mul läheb pool aega selleks, et ma ikka sorteerin teda ja vaatan pikkipidi, ega ta ei ole propellerisse väänanud, ega ta ei ole ühtepidi kõver, teistpidi kõver. Et kas liimpuidu puhul tekib ka selliseid ajapikku mingeid siukseid probleeme? Üldjuhul enam liimpuidu puhul ei teki, et selle kihilise liimimise teel pinged on nagu tasakaalustatud ja konstruktsioon on sirge, täpsetes mõõtudes, täpses pikkuses, nii nagu tellijale seda täpselt vaja on. Et tänu meie töötlemiskeskusele, CNC-keskusele, mis võimaldabki siis teostada kõiki töötlusi, puurimisi praktiliselt millimeetri pealt. Nii et sisuliselt, mida täpsema joonise ma annan teile kui tootjale, seda lihtsam on mul pärast hiljem ehitusesse asi justkui nagu klotsidest kokku panna. Ma saan aru, et pikkus ei olegi nii palju probleem, et ennemini tulevad ette laius, aga mis kujusid me üldse nagu liimpuidust täna saame? Kui palju me teda painutada saame? Kas me saame teha liimpuidust kerasid või mis iganes imedetaile veel? Sinna poole me liigume ja tegelikult meil ka sellel samal CNC-pingil on nagu need võimalused olemas, et pink on 5-teljeline ja ta on suuteline töötlema väga erinevaid keerukaid konstruktsioone. Täna puudub meil veel selle tarkvara tugi, aga üsna pea me sinnani jõuame ja see ei ole ka takistuseks. Nii et ühesõnaga insenerid ja arhitektid on teie majja tele tulnud läbi rääkimaks teie inimestega, vaatamaks, kus on siis puidukasutuse piirid? Seda loomulikult ja eks me jõudumööda nagu püüame seda infot ja meie laienevaid võimalusi ka teadvustada, et mida eile ei saanud ja täna juba saab. Kui nüüd arhitekt ja insener võib-olla isegi teavad, mida küsida, siis mida eratellija võiks tulla teie juures nagu otse küsida? Eratellijate soovid on küllaltki erinevad. On jäänud selline mulje, et paljudel tellijatel on projekt lõpuni läbi kas töötamata, konstrueerimata või lihtsalt ehituskäigus on vaja midagi muuta ja selle tulemusena ka lahendused ja konstruktsioonid peavad muutuma. Ja siis eratellijate puhul me oleme nagu nii palju nõu andnud, kui meie majas seda inseneriteadvust on. Sinu kodu kauniks teeb sisustusveeb.ee
meie igapäevane elu kulgeb Maslow vajaduste hierarhiat pidi üles ja alla. Maailma parandav mõttelõng katkeb aga paratamatult, kui loodus meid kutsub. Igapäevaseid asjatoimetusi saab aga ajada diskreetselt, stiilselt ja energiasäästlikult. WC-pott tundub selline igapäevane kaadervärk, et mida revolutsioonilist selle juures üldse välja mõelda on siis tänapäeval võimalik. Põhiline trend, mida siin juba viimased aastad võib tõdeda, on liikumine tava WC-potilt, nagu me teda kõik teame, rohkem seinasiseste lahenduste suunas. Kindlasti siinkohal siis kõikvõimalike lisaväärtustega teda siis täiendades, parandades ja arendades. Seinasisene lahendus eeldab erinevat konstruktsiooni, et mis projekteerimisstaadiumis ma peaksin selle ära otsustama, et nüüd ma valin endale seinasisese konstruktsiooni. Valiku tegemine alati, mida varem, seda parem, on erinevatel siis tootjatel pakkuda lahendusi ka kõige ekstreemsemates juhtudes. Saame ka kasutada sellist tüüpi raami, mille paksus on ainult 8 sentimeetrit, et tavapärase raami paksus on 12 sentimeetrit näiteks. Kas pott ja raam käivad sunniviisiliselt komplektis või on mul siin ka mänguruumi? Kõik tootjad loomulikult pakuvad standardseid lahendusi, mis on siis kõikidel tootjatel ikkagi vastavalt normidele toodetud ja sinna juurde leida tualettpott ei ole probleem. Mida võib-olla tähele tasuks panna on lihtsalt see, et kui meil on siis tegemist lahendustega, kus on vaja elekter näiteks juurde tuua, siis sellega kindlasti tuleb juba siis arvestada, voolu valmisolek oleks tualettpoti juures olemas. Kui me nüüd räägime sellest konkreetsemast Geberiti raamist, siis mis see süsteem mulle WC-sse uut annab? Geberit Duofresh raam on siis uus lahendus, kus on siis kombineeritud tavapärane seinasisene loputustehnoloogia ja sinna juurde on siis lisatud ka tuulutusfunktsioon. Süsteem toimib nõnda, et loputusnupu taga asuva lüliti abil me aktiveerime selle väljatõmbesüsteemi, siis värske õhk tõmmatakse läbi loputusvee kanali ja tuleb ta tagasi pärast meile vannituppa juba puhastatuna. Õhu värskendamine toimub aktiivse filtriga. See tähendab seda, et see on mul ikkagi üks kuludetail, mis mul selle süsteemi juures on, et kui kallis see on ja kui kaua mul see vastu peab. Geberit on siis hinnanud seda võimalikku kasutusaega kuskil pool aastat kuni 2 aastat, millal siis filter vajab uuendamist ja vahetamist. Ja seda on loomulikult võimalik osta kõikide meie edasimüüjate käest ja filtri jaehind soovitav on 35 €. Kui efektiivne see puhastamine on, et on siin ka põnevaid arhitektuurseid lahendusi, kus on WC-pott mõnikord lahendatud suisa magamistoas sees mõne väikse diskreetse seina taga. Asume täna Vermstocki salongis, kus siis ka on toode näidisena tööl, siis siin kliendid, kes siin on teda kasutanud, kui ka siis kohalik müügimeeskond julgeb öelda, et süsteem on väga efektiivne ja väga kiiresti, õhk puhastub sisuliselt mõne hetkega, on meil värske õhk tualetis. Seina peal olevate WC-pottidega on niisugune tavapärane hirm kasutajal, et mis siis juhtub, kui 130-kilone, 150-kilone mees istub selle peale sellise justkui konsoolina õhkõrnalt seal seina küljes asuva poti peal, et kuidas seda hirmu inimestel vähendada? Eelkõige tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kuidas on tehtud seina toestus Geberiti poolt ja need lahendused, mida meie pakume täna, on testitud, järele proovitud, toode peab vastuma 400 kilogrammile. Kui Geberit pakub siin seina sees olevat süsteemi, mis tagab kogu selle WC-poti toimimise seal hästi, siis tavamõistes me WC-potti ikkagi tajume sellise keraamilise elemendina endal vannitoas. Ma saan aru, et ka siin on asi läinud palju keerulisemaks kui lihtsalt nupust vee laskmine. Turavit esitles 2 aastat tagasi ISH näitusel ja ka tulles järjest välja siis uuendustega selle aasta kevadel Milanos SensoWashi tooteprogrammi. Selle toote abil on siis võimalik kasutada ka peale tualetis käiku duši, on ka bideeduš raamidele. Sinna juurde siis kõik erinevad variatsioonid, võimalused reguleerida vee temperatuuri, vee survet
ja väikese, kuid väga sellise mõnusa sellise mugavusmomendi annab kindlasti istmesoojenduse. Aga kuidas nüüd on see Sensovatchi pott ja Geberiti süsteem omavahel ühendatud? Kas need on kaks eraldi detaili või nad käivad niimoodi käsikäes? Jällegi, et kuidas kliendil soovid, valikud, tahtmised, ettevõtted teevad sõbralikku koostööd, aga ei ole kohustust valida ühte või teist loomulikult. Saagu valgus on piibli üks kuulsamaid tsitaate. Milliste projektide järgi seda kõike tehti, me ei tea, aga paganama hea kukkus välja küll. Ilmselt on meil siit palju õppida. Kõik see lukside ja luumenite ning kandelate virvarra jääb inimese suurde segadusse. Et ma küsin siis lihtsalt, et kus otsast ma pihta pean hakkama, kui ma ei ole oma antud valguslahendusega rahul kodus näiteks. Segadust on selles vallas kindlasti veel palju. Kõige klassikalisema hõõglambi valgust mõõdetakse luumenites ehk siis seda valgusvoogu, mis sellest valgusallikast väljub. Ja vastavalt siis sellele hõõglambi luumenitele on tegelikult pakkuda alternatiivid, kas siis Halogen Eco näol, kompaktluminofoori näol või LED-lambi näol. Nende luumenite arvu järgi siis ongi paika pandud näiteks asendus. Kui me räägime näiteks Halogen lampidest, mis on suundvalgusallikad, siis suundvalgusallikate valgustugevust mõõdetakse kandelates ja see kandelate arv oleneb siis tegelikult sellest lambi võimsusest, aga samas ka siis sellest nurgast, missuguse nurgaga see konkreetne suundvalgusallikas valgustab. Luksid me saame nii, et me jagame ära luumenite arvu ruutmeetrite kohta. Aga kui ma nüüd olen selle situatsiooni ees, et mul on üks vana hea tugev nõukogudeaegne lahendus ja ma ei ole tegelikult selle elektriarvega üldse rahul, mis mul seal on, siis kas ma saan neid tänapäevaseid uusi lahendusi kasutada ka vanades süsteemides? Siis on tegelikult lahendused ju olemas endiselt meil kauplustes. Halogen Eco näol on olemas kompaktluminofoorlampide ehk rahvakeeli säästulampide näol ja muidugi on olemas meie uued LED-lambid, mis tegelikult on energiasäästlikud ja kindlasti ka paljudesse valgustitesse kenasti sobitatavad. Näiteks asendades ära 60-wattise hõõglambi, kas 12-wattise LED-lambiga või siis kompaktlambiga, siis on juba sääst tegelikult 48 vatti ühe ja sama lambi pealt. See praeguste energiahindade juures on aastas kuskil ühe valgusallikaga sääst, ütleme kuskil 4-5 eurot. On selge, et iga pere elab omamoodi, aga on kindlasti mingisugused nagu üldisemad reeglid, millest võiks siiski juhinduda, kui me oma elamisse valgust planeerime, et kas ma teie käest või teie edasmüüjate käest saan ka mingit abi sealjuures või peame kindlasti elektriprojekteerija juurde pöörduma? Tegelikult on Osramil olemas päris suur tooteperekond juba valgustite näol ja Osrami LED-valgustid, mis on väga energiasäästlikud ja samamoodi ka väga pika elueaga, ehk siis räägime kuni 30 000 töötunnist ehk ligi 30-aastasest kasutuseast ja kui näiteks valgusti, mis tarbib 30 vatti ja annab välja 1500 luumenit, see on rohkem kui 100-vattine hõõglamp, siis iseenesest selle 30 vatti pärast te võib-olla nii palju ei pea muretsema, kui te oleks muretsenud näiteks selle 150-vattise hõõglambi pärast. Kui eesmärgiks on hea lõpptulemus, ei saa me üle heast projektist. Leidke aega eeltööks ja partnerid, kellega plaanid paika panna. Hoiate hulka raha kokku, uskuge mind. Kohtumiseni! Elutuppa passiv mööbel peab olema mõnusalt kasutatav ja vastupidav. Selline nagu näiteks Asko Skandinaavia maigulised mööblisarjad. Täna uurimegi nippe Soome kultusdisainerilt Eero Aarniolt, kes on muuseas ka Askole tootekollektsioone kujundanud. Lisaks paneme Askos kokku ühe toreda elutoa. Eksklusiivse intervjuu tegi Kristjan Prii. Sinult kui elavalt klassikult tasub kindlasti küsida, millest tunneb ära hea disaini. Kas see võiks olla materjal, kasutusmugavus või äkki hoopis vastupidavus? On helppo vastata, sitä ei huomaa ollenkaan. Se toimii niin kuin hyvä elokuvamusiikki, niin sä et kuule sitä. Joku kysyy jälkikäteen, millainen musiikki siinä oli, niin ai oliko siinä musiikki?
se oli niin kuin mukaansa tempaavaa ja tukee sitä filmiä. Ja samoin niin kuin hyvä tuote, niin jos me tehdään niin kuin istuin, niin se on kaikkein tärkeintä, että siinä on hyvä istua. Jos mä suunnittelen tuolin, niin mulla on erittäin tärkeää tämä ergonomia, miltä se tuntuu istua. Mä lähdin aina siitä. Ergonomia on oltava oikein ja sen jälkeen on aika vapaa kädet tehdä mitä vaan. Ja nämä on just hyviä osoituksia mun tämmöiset vähän villimmät tuotteet, että nämä on mitä vaan. Mutta ergonomia näissä kaikissa on kunnossa. Näissä on hyvä istua. Aga inimesed on ju erinevat kasvu. Kuidas leida vorm, mis sobib enamusele? Se on aika pulma. Esimerkiksi Japanin täytyy tehdä kaikista tuoleista 2 senttiä matalampia. Mutta mä nyt olen ehkä edustaa semmoista normaalimittaista suomalaista miestä, mutta mun vaimoni on sitten edustaa niin kuin ehkä vähän pienempää kuin on keskimittainen nainen. Ja aina mä pyydän, että istu ja kerro, miltä tää tuntuu. Että se on joku kompromissi on aina nimenomaan istuin syvyys ja istuin korkeus, jos puhutaan tuoleista. Kui inimesed sisustavad kodusid ja kasutavad sealjuures disaintooteid, siis on ilmselt mingid reeglid, mida tasuks kindlasti silmas pidada. Kävin Kekkosen kodissa, joka oli pallotuoli, niin siellä se oli viimeisessä nurkassa. Ja nyt se on onneksi restauroitu koko talo ja nyt on pallotuoli sillä paikalla, mihin se kuuluu, eli olohuoneessa. Siis nämä on aika paljon niin kuin veistoksia tavallaan nämä muun tuotteet ja ne on tarkoitettu tilaan, että pitää päästä näkemään ympäri, kiertää tavallaan ympäri. Et kyllähän nämä monet isot esineet, ne vaatii tilaa ympärilleen. Ne on vähän kuin veistoksia. Parhaiten se tulee ilmi nyt näissä eläimissä, joita mä oon tehnyt Melajalle, että Italian Magisin tehtaalle. Siellä on se mun pikkuinen koira, papikoira, ja sehän nyt matkustaa ympäri maailmaa näköjään tämä koira ja sen erikokoiset jälkeläiset. See poni siin näeb väga modernne välja, kuid kui ma ei eksi, siis on vanus tal juba 40 aastat. Joo. Tämä on joskus 72 ja tämä on nyt ihan vuoden vanha. Ponipariskunta on saanut jälkeläisen. Tämä on 30% pienempi kuin originaali. Mulla oli vaan semmoinen idea, että eihän tarvitse aina ihmisen istua tuolissa. Meidän suomen kielessä on niin hyvä sana kuin istuin, joka tarkoittaa, että sä voit istua vaikka kannon päällä tai kiven päällä tai portaalla tai missä tahansa. Sana istuin kuvaa niin hyvin, niin ei tääkään. Aina sanot, että Arni on ponituoli. Mä sanon, ei se ole tuoli, se on istuin. Ja sä voit istua siinä niin kuin hevosen selässä normaalisti hajareisin tai sitten niin kuin naissatulla. Naiset istuu jalat samalla puolella. Ja senhän mä tein silloin 72 tai 3 suurin piirtein. Ja tarjosin sitä Askolle ja mä aina muistan, kun Askon johtaja sanoi, että ostaako tuommoista kukaan. Mä sanoin, että kyllä ostaa ja nyt sitä on jo 40 vuotta ostettu. Ja nyt se todella oli siinä iässä, hedelmäisessä iässä, että sillä oli viimeinen hetki tehdä perillisiä. Ja se onnistui ja tää on nyt perillinen ja tää on tullut aikamoiseksi menestykseksi. Nagu näha, kajastub uus aeg ka disainis. Saan aru, et seebitoolis on nüüdsest koht mobiiltelefoni jaoks. Formulatuolissa mulla oli jo pyöreikolo, mutta se oli tarkoitettu olutpuulolle. Mutta tähän mahtuu sekä olutpuulo että kännykkä. Saippuaktelinen se ei ole. Ajaga kaasas käiminen on seega hea disaini tunnus? Joo, siis hyvä design elää. Siis ajattelen nyt, miten hyvä idea on ollut tulitikku. Ei se paljon ole muuttunut. Ei ole kampa muuttunut, ei ole lusikka muuttunut, ei ole pyörä muuttunut ja niin poispäin. Eli se on hyvän designin merkki, että se elää vuosikymmenet tai vuosisadat. Ja multa monesti kysytään, että miten mä suhtaudun kierrättämiseen, niin mä suhtaudun sillä lailla, että mä koitan tehdä esineitä, jotka kierrätetään isältä lapsen lapsille. Ja nyt on esimerkiksi pallotuolin kanssa käynyt niin. Mä tapaan yhä useammin meikäläisiä tai vähän nuorempia jo mun kohdallani, jotka sanoo, että juu, minä pienenä luin läksyjäni pallotuolissa. Ja niinhän meidänkin lapset, mulla on hauska kertoa toinen asia, joka liittyy pallotuoliin. Kun se 67 tuli markkinoille, niin mun tuli semmoinen idea, että silloin oli hyvin modernia olla seinäpuhelin. Ja Ericsson oli tehnyt punaisen seinäpuhelimen ja mä soitin LM Ericssonille ja sanoin, että mulla on semmoinen pallotuoli ja mä haluaisin sen sisälle tehdä nostaa teidän punaisen puhelimen. Onnistuuko? Joo, me tunnetaan pallotuoli, onnistuu, ei maksa mitään. Ja sehän on ollut siitä lähtien 67 tai milloin mä sen laitoin sinne sisälle. Ja nyt ympyrä sulkeutui lapsemme, jotka muutama vuosi sitten oli vielä aika pieniä, niin ne huomasi, että tämä puhelinhan toimii. Me ei ole koskaan nähty näin modernia puhelinta. Sormi pannaan semmoiseen levyyn ja pyöritetään numeroita.
tere! Kui eesmärgiks mugav ja mõnus elutuba, kus nii endal hea olla, kui sobilik külalisi vastu võtta, mis kindlasti praegusel aastaajal paljudel mõtteis, siis nendel teemadel ja nendele küsimustele püüamegi vastuse saada sisekujundaja Heidi Salite käest. Me tulime siia sinu juurde, et küsida nõu elutoa sisustamise teemal. Kui ma näiteks soovin sellist õdusat, mugavat elutuba, kus on endal hea olla, aga samas ka mõnus külalisi vastu võtta. Mis on esimesed asjad, mida peaks läbi mõtlema? Kas meeldib naturaalsem materjal, kas meeldib modernsem stiil, et siis vastavalt sellele, kuidas kõva mööbel koju valida, ehk siis kõik kapid. Järgmine etapp oleks kangad, kardinad ja sealt juba on kergem minna edasi vaipade ja aksessuaaride juurde. Kellele see elutuba mõeldud on? See elutuba konkreetselt on mõeldud nooremapoolsele perekonnale, keskealisele, natuke trenditeadlikule. Siia on pandud kõrgläikega must-valge, mis on tavalised klassikalised toonid ja kontrasti lisamiseks on siis toodud juurde punast. Ja siia on juurde toodud veel must diivan. Tema seljatoe ja istumispatjade katted on kõik eemaldatavad, seega ka hästi puhastatavad. Diivanil on lisatud aktsendina juurde paneelkardinates olevad toonid, aga on toodud seda sama punast tooni sisse siis dekoratiivpatjade näol. Tapeet on siis meile hangitud siia Moonavoorist, mis on salong Järvel, ja kangad ja paneelkardinad on Kardinastuudiost. Kes soovib näiteks jõuluks värskendada oma elamist, siis Seinakattestuudiost Moonavoor tasub kindlasti läbi käia. Siit leiab nii suure mustriga efektseid tapeete kui ka natukene ajatumaid ja tagasihoidlikumaid. Kui kohapealsest salongivalikust midagi silma ei jää, siis aitavad kataloogid. Kataloogide sisu üllatab toredate mustrite ja materjalidega. Miks mitte katsetada midagi põnevat ja katta üks toasein näiteks suure kellamustrilise või lausa raamaturiiulit meenutava seinakattega. Igal juhul põnevaid ideid ja lahendusi leiab siit kindlasti. Paneelkardinate näol on tegemist Taani firma Pagunett kangastega, millega saab suurepäraselt ruumi elama panna. Enamasti kontrastsetes julgetes toonides ja kergesti käsitletavaid paneelkardinaid saab mõistagi kasutada akende ees, kuid sama julged ka ruumi eraldajatena. Veidi tagasihoidlikuma maitsemeelega sisustaja leiab kollektsioonidest ka rahulikes toonides kangaid. Huvitavalt mõjuvad veel erinevad lõbusad trükimustrid, näiteks jalgrattaste, hobuste, kasside, koerte või kohvitassidega. Miks tapeedi puhul valik just selline sai? Hetkel siis paneelkardinas esinev lehemotiiv, mis on suure mustriline, et sellele vastu leida sobivat tapeeti, saigi siis valitud tapeet, mis sobiks selle lehemotiiviga kokku. Ja siis samas tapeedile sai meisterdatud siis pilt, kus on siis paneelkardina motiiv, et toa kahte poolt ühendada tervikuks. Oled kasutanud siin järi, mis omab siin mitut funktsiooni? Jaa, et seda just nimelt kahte pidi kasutada saaks, ongi tulnud meile müügile pleksiklaasist kandikud, mida siis saab edukalt järile toetades kasutada raamatu ajakirjade alusena ja seal saab kindlasti ka istuda. Kust on seekordsed valgustid pärit? Valgustid sai valitud Norr 11, siis samamoodi on meil esitatud ka meie enda kaupluses olev Eero Aarnio tuplakupla nimeline disainvalgusti. Norr 11 on meile võetud seal laevalgusti, kummutile asetatav lauavalgusti ja küünla alus. Valisin just nimelt sellised väga lihtsad ja omavahel kõik, mis sobiks kokku. Tegelikult leiab Skandinaavia brändi Norr 11 showroomist palju enamat kui ainult valgusteid. Siin on nii kunsti, aksessuaare ja muidugi mööblit. Toredaks ideeks on idamaise hõnguga vaasid, vahvad lauad, mida saab ka kandikuna kasutada, ja näiteks massiivne puidust söögilaud, kuhu taha suurem arv inimesi on võimalik mahutada.
Lemmikuks on kujunenud ajatud langtoolid. Mõistagi võib siia tulla ka pelgalt jalutama, ideid koguma ja muidugi võib alati teenindajatelt abi küsida. NOR 11 showroomi näol on tegemist uudse lähenemisega, kus kohtuvad kunst, sisustustooted ja toit. Siin me näeme küll ühte, kuid kas teilt on võimalik osta või tellida ka teisi Eero Aarnio disainvalgusteid? Et kui koha peal on näidis üks hetkel olemas, siis koduleheküljel kindlasti saab tutvuda ja ka tellida. Kui olulised on sinu jaoks aksessuaarid näiteks elutoa sisustamisel? Kindlasti väga olulised, sellepärast et see on see, mis minu arust põnevust ja kontrasti ja erksust loob. Peale selle, et Askos leidub ilusat mööblit ja imearmsaid aksessuaare, tasub minna sinna juba seetõttu, et Asko sisekujundaja on valmis andma igale külastajale professionaalset sisekujunduslikku nõuannet ja lisaks jagama soovitusi, kuidas laias tootevalikus orienteeruda. Asko on Skandinaavia stiili esindaja. Mis on need põhjused, miks inimene peaks Askost läbi tulema, kui plaanis näiteks elutuba hakata sisustama? Võib kindlasti tulla siia iga klient läbi käima, sellepärast et meilt leiab ka pärleid, mis on täiesti teist stiili, uusantiiki, selliseid tooteid, mis on just üksikeksemplarid ja mida kindlasti saab kasutada iga stiili juures, kuna hetkel on ju mood selline, et pannakse kokku ju kõike. Teil on väga lai diivanite ja elutoa mööbli valik. Kuidas poes orienteeruda, kui omale uut mööblit valima tulla? Orienteeruda saab niimoodi, et meil on valmistatud kliendi valiku lihtsustamiseks väikesed sellised toakesed, kus tema siis võib-olla saab omale ideid ja on olemas meil ka valikus naturaalsust hindavale inimesele, maakodu stiili. Näidistena on siin olemas võib-olla ainult käputäis neid tooteid, kuid suur osa on ka tellimisel. Alati leitakse just kliendile sobiv toode. Samas on olemas meil ka 60ndate stiili, kus on näiteks toolid, diivanid, mida saab kindlasti kasutada, kellele see stiil meeldib. Ja on spoonitud mööbel, tooted, mida ei pea hooldama nii tihti, nii intensiivselt. Mis on su enda lemmikud siin salongis? Minu enda lemmikud on tegelikult küll maalähedased tooted, mis on siis massiiv tammest ja nahast käetugedega diivan, kus on siis kangas istumise osa, sest et talvel reeglipäraselt on nahk istumise all jahe, et seetõttu mina isiklikult valiksin kanga diivani puhul istumise osa peale. Kas klientide eelistused materjalide osas on ka viimase paari aasta jooksul muutunud? Kui varem tegelikult nii palju sellele tähelepanu ei pööratud, siis võiks öelda, et viimane trend on küll meie kliendi puhul naturaalsus eelkõige. Teilt leiab ka vaipkatteid. Valik on päris suur, alustades sünteetilisest, siis sünteetilise naturaalse segust ja villavaibad ja juudi vaibad, puuvillavaibad, et igale maitsele leiab midagi ja samas leiab ka meilt dekoratiivelemente, ilupatju, väga trendikad, mis on hetkel, on pilt, ilupadjad ja ka nõud. Sa mainisid, et osaliselt on tooteid võimalik ka tellida kataloogi alusel. Seesama näidistuba, mis meil on valmistatud, on Saksa sari Arte M, mis tegelikult on väga laiaulatuslik sari ja seda saab kombineerida ja mida siis saab kataloogi alusel tellida ja tellimusaeg on siis tal kuni 6 nädalat, et millega siis klient peab arvestama. Jõulukingiks neile, kel justkui kõik olemas, soovitame emotsionaalseks kingituseks mõnda iseloomuga sisustuseset, nagu näiteks Tartu taskukeskuses asuvas kodusalongis nähtav. Igaüks rõõmustab imelise tee või kohvitassi üle.
soe stiilne pleed või ilmekas pildiraam kuluvad ühte koju alati ära. Siit leiab veel põnevaid seinakellasid, küünlajalgu ja ehtehoidjaid, erinevates stiilides ja meeleolukad. Hea kingiidee on ka ruumilõhnastaja, küünlad ja sinna juurde sobivad salvrätid. Ruumilõhnastajad on ka suurepärased ebasoovitava lõhna neutraliseerijad. Lõhna intensiivsus loomulikult on reguleeritav ja täitepudeliga on lihtne pikendada eseme eluiga. Küünlaid on väga erinevaid, lõhnaga ja ilma lõhnata ning need on kvaliteetsed ja kauakestvad. Ruumi sisustust on väga lihtne muuta ka tekstiilidega vastavalt hooajale, valides siis soovikohase värvi või mustri. Olemasolevatele laudlinadele saab samast kangast ka juurde kardinaid ja padjakatteid. Tekstiilid on kvaliteetsed ja kergesti hooldatavad ning mahuvad hästi ka jõuluvana kingikotti. Muide, leedide tootmisel ei kasutata pliid ega elavhõbedat. Valgustites kasutatavad valgustjoodid ei sisalda UV-kiirgust. Seega need ei saasta keskkonda ega kujuta ohtu inimesele. Hermo, sina oled spetsialist valgustuse alal. Kui sa nüüd homme hakkaksid uut kodu looma, mille peale sa kõige rohkem tähelepanu alustuseks pööraksid? Kõik nagu oleneb, et mis võimalused juba selle ehitamise jaoks on. Et nagu alustada nullist või on suurem remont käsil, siis saab paika sättida, et kus on töölauad, kuhu nurka näiteks tuleb lihtsalt olemise jaoks diivan, kas ütleme valgust peaks saama ka muuta, et seda kõike peaks arvestama. Avatud elutoa puhul reeglina on meil vaja näiteks nii raamatut lugeda diivanil kui ka köögis süüa valmistada ning on vaja ka üldvalgust. Kuidas sa selle planeeriksid? Siis ongi hea lahendus, ongi kohtvalgustid, et ei pea paistma ainult ülevalt alla, vaid ka nurga all. Kui on juba paika sätitud, diivani kohale tugevamad, võimsamad lambid ja on timmerdatavad, siis kui ei ole seda valgust enam nii palju tarvis, saab maha keerata. Kui on vajadus kiirelt õue, hoovi valgust saada, mis oleks siis parim lahendus? Õue valgustamiseks ongi LED-prosektorid. Antud 30-vattine prosektor sobiks kõige rohkem suurema ala valgustamiseks, et tal on 160 kraadi valguse nurk, mis tagab laia aarde. Kõige parem paigalduskoht võib-olla maja puhul on tuulekasti alla või külge, et ta valgustaks siis õue või seda ala. Paigaldus on ülimalt lihtne, kas või pikendusjuhtmega. Lähed kodust ära pikemaks ajaks, on vaja mujal valgustust, siis saate ta kaasa võtta. Lõviosas kontorites ja koridorides on ikka kasutusel ripplaed ja nendes on siis sellised võimsad halogeenid. Kui nüüd neid tahaks asendada, siis mis siia oleks hea lahendus? Pakkuda on LED-paneelid ja luminofoortorud, aga mis on asendatud LED-idega, et nad tarbivad elektrit vähem ja on ka silmadele kasulikumad. Traditsiooniliste luminofoortorude asendused LED-ide puhul on meil olemas. Telekate valik on väga lai, et kuidas orienteeruda siin valikus või mille järgi peaks inimene telekat soetama. Kui näiteks mul on kodu olemas, ma midagi ringi ehitama ei hakka, aga soovin näiteks teleka välja vahetada. Kui klient tuleb meie kauplusesse, siis oleks tal eelteadmisena vajalik teada, et kui suur saab see ruum olema ja see vaatamiskaugus, kus see telekas nagu on. Samamoodi peaks olema selge, et kas telekas läheb teleri alusele või pannakse ta seinale. Sõltumata sellest peaks teleri keskpunkt olema silmade kõrgusel. Kui õnnestub luua eraldi näiteks teleka vaatamise ruum ehk isegi kodukina, milline siis võiks olla see teleka valik? Enamus praegu turul olevatest mudelitest on LED-tehnoloogia. Väga tugeva valgusjõuga LED-lambid on teleka paneeli taustavalguseks ja see tagab väga hea kontrastsuse ja pilditeravuse. Ja see tähendab ka seda, et telekat suurt diagonaali võib ka lähemalt vaadata. Selline keskmine vaatamiskaugus võiks olla 2,5 diagonaali. Tänapäeva telekad võimaldavad mängida väga palju eraldi meediat, välistult mäluseadmetelt, näiteks kõvakettad, USB-seadmed, saab ühildada nutitelefone, on olemas teleritel sees veebirakendused. Millised on põnevamad ja uudsemad mudelid
kindlasti väga paljud on kuulnud Samsungi Smart TV rakendusest. See tegelikult ongi nii-öelda teeraja selles alas. Näiteks saate enda koduarvutist video või ka fotovaile võrguvabalt juhtida telekasse. Samsungi kõrgematel mudelitel on Wi-Fi vastuvõtja juba telekasse sisse pandud. Samamoodi on neil olemas 7. ja 8. seerial Skype kaamera, mis võimaldab teil otse ühilduda suhtlusvõrgustikesse. Kas on nii, et mida õhem on telekas, seda kehvem on selle heli, et aga mida siin annaks ette võtta? Kuna telekate korpused on läinud väga õhukeseks, siis ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik panna sinna suuri kõlari elemente. Küll aga kliendil on võimalus siis juurde osta kodukinosüsteem, mis aitab kompenseerida seda puudujääke. Teleka kinnitustest rääkides, näiteks kui on väiksem ruum, mida siis võiks valida? On olemas lisatarvikuna teleri kinnitused. See on telekat võimalik paigaldada lihtsalt nagu pildiraami või ka pikemalt välja ulatuvad teleskoop-tüüpi kinnitused ja sellisel juhul on võimalik telekas panna nurka ja sealt ekraan nii-öelda välja tuua. Samuti on nad väga funktsionaalsed, võimalik igas suunas keerata neid, et endale mugav asend leida. Järgmisel nädalal on taas teemaks elutoad, siis aga toome juba jõulud tuppa. Nii et kohtumiseni nädala pärast. Järgmisel laupäeval uurime külluslikku ja romantilistki inglise-prantsuse stiili edainesetiga. Loomulikult jätkame pimedat ja ennejõulust aega arvestades elutubade ja valgustuse teemadel. Kasutage võimalust kodusaate nippe vaadata aadressil kodusaade.ee ning hea koht eelvalikute tegemiseks on ka sisustusveeb.ee. Seniks aga kohtumiseni!